tere, tere, tere kõigile, kes te meid Facebookist kuulate ja tere kõigile, kes te meid ka pärast järgi vaatate. Ja tere tulemast kuulama siis meie Facebook laivi sarja Ettevõtlikud emad, kas hullus või võimalus. Ja mul on meeletult suur au juhatada täna sisse meie külaline, kelleks on siis 3 lapse ema, eduõpetuse mentor, Bob Proctori õpetuste maaletooja ja õpetaja ka teistele edasi ning üks uskumatult särav, tore ja intelligentne naine ja tema nimi on Kai Oja. Aplaus! Aitäh sulle, Eleriin! Ja aitäh sulle, Kai, et sa sellisel õhtusel ajal veel jaksasid nagu siia laivi tulla, sest et ma ju tean, kui kiire sul on ja kuidas sa müllad ühest kohast teise ja sa oled tõeline selline tulesäde, et sinu energiat on igale poole tunda ja tajuda. Aga esmalt, kui ma hakkan küsima sinu käest erinevaid küsimusi ja sinu lugu kuulama, siis ma räägin meie jälgijatele ja kuulajatele, et kuidas mina sind tean. Ja minu kogemus sinuga oli selline, et aasta tagasi siin samas kohas, kus ma praegu olen, enda selles live-ruumis, vaatasin siis videost erinevaid, ma pidin minapildi kohta siis erinevaid teemasid otsima ja vaatama, kuna inimeseõpetus 6. klass ja kuna ma olen õpetaja, siis ma mõtlesin, et ma tahaks midagi oma õpilastele anda. Ja sattusin siis YouTube'is sinu video peale, kuidas sa rääkisid minapildist. Ja ma kohe mõtlesin, et vau, see on ju täpselt see, mida 6. klassi õpilased vajavad. Et keegi tuleks ka rääkima neile, mis see minapilt üldse on. Nii. Ja peale seda helistasin sulle, sa olid lahkesti nõus tulema. Ja kuna sa tegid seda niivõrd hästi, niivõrd teadlikult, sa ju teadsid sellest minapildist nii palju, mina mõtlesin, et kuidas sa küll tead, aga teadsid, siis ma hakkasin sind jälgima, vaatama ja see on uskumatu, mida sa kõike teed. Nii et palun räägi meie kuulajatele ka, et kes sa oled ja mida sa kõike teed ja miks sa minapildist nii palju tead? Aitäh veel kord, Eleriin, et ma korra küsin, et kus kohas me laivis olema, me hakkaks oma seinale ka. Me oleme minu Facebooki leht Eleriin Käotsirk selle lehe peal. Aga mitte see... Mitte see isiklik. Vaat siis ma ei teagi, kus kohas. Siit üks mõte sulle kõigile, kes meid kuulavad, kui teil on veel peal oma isikliku lehe selline, nagu ärileht nimetada, siis pane oma isiklikule lehele, nii et kui ma lähen su isiklikule lehele, ma saaks sinna vajutada. Et võibolla, kes... Aga kas sa isiklikul lehel, kui ma praegu jagasin seda üritust, kas ürituse juurest saad võtta? Äkki sündmuse juurest saan, siis vaatame sest ma saan ka aru, et me oleme siis sündmuse lehel laivis, jah? Selge, see on minu jaoks midagi uut, et ma sündmuse lehel ei ole. Okei, siis sa ei saagi seda sinna panna. Ja väga hästi, siis ma saan seda äkki siit jagada. Aga läheme siis edasi. Aitäh sulle, ma pärast vaatan, kas ma saan siit seda jagada otse. Just. Sa räägid nii hästi minu kohta, kui ma eile nägin neid reklaami, siis ma mõtlesin, et sa nii ülistad mind, et vau, kas sa oled millest oled aru saanud. Ma olen täpselt selline samasugune naine nagu sina. Sina oled veel 1 lapse ema, sa oled nii palju noorem, eks. Ja mina olen nüüd selle 3 jõnglase ema ja täna ma tulin jõulukontserdit, kus mul poiss laulis ja seal oli palju neid pisikesi või oma pisikesteks ma mõtlesin, et vau, kui vinged naised. Ma tean, et see ei ole lihtne see pisike saada riide ja siia tulla ja istuda siin. Ja aitäh, et sa kutsusid mind tookord ka oma klassile rääkima. See oli ka see koht, kus minul oli laps 6. klassis ja tema näitas mulle emme vaata, siin on kirjas need asjad, mida sina räägid ja 7. läheb ju edasi. Me täitsa 7. võtsime ette, ta näitas, mis ta seal kirjutab, mis nad räägivad. Hästi mõnusalt selgitatud minapilt ja ma olen täitsa kaalunud, et natukene seda tudeerida rohkem, et seal on selline pedagoogiline nõks on ju juures, et mitte lihtsalt muudkui rääkida siin, vaid et kuidagi veel võib-olla teaduslikumalt seda asja edastada. Ühesõnaga hästi vinge, et sa niimoodi kutsusid mind rääkima ja ma pean tunnistama, see oli tegelikult mulle väga keeruline, sest seal oli vist 3 klassi, olite koos ja
ma tundsin, et ma ei suuda nagu hallata seda, et ma võin inimestega rääkida nüüd üks-ühele. Ja nüüd ma olen ka harjutanud juba, kuidas seal seminariruumis nagu inimesi saada kuulama, mitte et see oleks loeng, vaid pigem on ju vestlus. Siis sellel hetkel ja lastele on üldse keeruline. Mõnestest nad on lihtne publik, nad näitavad kohe välja, on ju. Ja samas on siis ka keeruline ja ma mäletan pärast seda, ma mõtlesin, enam ma lihtsalt klassi rääkima ei lähe, kui ma ei räägi kellegagi ja võib-olla sina oledki see, kes mind tegelikult saaks selles rohkem aidata, kuidas nagu laste tähelepanu tegelikult köita. Ja natuke olen selles arenenud ka, ütleme nii. Kuidas ma tean mina pildist? Ma tean mina pildist, sest ma olen ise väga palju oma mina pilti muutnud. 2018 kuulsin ma esimest korda sellisest asjast, et on mina pilt ja nüüd, mis ma selle 4 aastaga olen kogenud, on see, et see ei ole lihtsalt mingid mõtted meie peas, mida me endast arvame, et umbes panen suu kinni ja nüüd kuulen, et väike hääl ütleb, et kuule ikka sul jäid juuksed siit halvasti. On ju. See on üks osa, aga mina pilt läheb nii sügavale meie sisse, et näiteks inimesele väga meeldib, oletame laulda ja talle öeldakse, et tule nüüd, meil on siin TV3-s vaja ühte inimest soolot laulmas. Esimese, kes mina selline olen, et ta nagu kohe, mis mina on ju. Et see hästi sügaval sisimas kahtlus, mis tegelikult tuleb. Ja see on tegelikult põhimõtteliselt see mina pilt. See koosneb paljudest asjadest, enesekindlus, enesehinnang, enda väärtustamine, enesearmastus. Need on kõik just kui moodustavadki tegelikult selle mina pildi ja kui rääkida nagu veel täitsa sügavalt, siis nad kõik saavad kuskil koha peal kokku, et me saame rääkida enesekindlusest, enesearmastusest, enesehinnangust justkui eraldi, aga mida rohkem me räägime, seda rohkem me nagu hakkame nendest koos on ju rääkima. Ja, ma tean, et sul on mingeid küsimusi, ma lasen sul vahepeal küsida. Jaa, lähme täiesti algusesse, Kai. Sul on 3 last. Ma tean, et sa oled pärit Viljandist. Ma ei saa vist seda ikka jagada praegu. Ma elan Viljandis, ma ei ole pärit tegelikult Viljandist, ma elan nüüd siin 14 aastat. Ahaa, mida sa oled enne veel, kui me jõuame selle ettevõtlusesse ja kõigele sellele, mis sa täna teed, mida sa enne tegid? Kus sa koolis käisid, mis sa tegid, mis tööd sa oled teinud? Ma olen teinud nii palju erinevaid asju. Ma olen tegelikult üldse pärit Vändrast, Pärnumaalt. Mõned teavad laulu, et tuleb Vändrast, tuleb nagu saelaudu Vändrast või Vändra metsas Pärnumaal, lasti vanna karu maha, et kuskilt sealt kandist ma olen siis pärit. Ja ma peaks ütlema, et mul oli väga tore ja hästi armas ja selline lilleline lapsepõlv, et ma ei ütleks, et ma olen mingi suuri traumasid, mingit peksu ja vägivalda ja sellist asja kogenud, et ma ei ole oma ema-isa vist purjus kunagi näinud ja ei ole seal olnud mingi, ma ei tea, suitsetamisi, pidutsemisi, mingeid selliseid asju. Ja ma olen 4-lapsesest perest, ma tean, et sa ühte mu õdedest tead, on ju, et meid oli siis 3 õde ja vend, ma olen neist kõige vanem. Olin üks nendest, kes pidevalt seda vastutust võttis, ega ma sain hiljem teada, ega seda väga mulle ei pandudki, aga ise ju võtad, kui jääd seal omapäi koju. Ja ma elasin hästi väljapoole, et ma olin selline, kes lõi ja viskas ja näitas kohe välja, aga kodus. Ega väljaspool kodu ma olin selline rõõmus ja armastav ja mind kutsuti selliseks naerupalliks, ma olin alati selline positiivne, optimistlik. Tegelikult nagu ma olen, on ju. Praegu on ju. Jaa. Aga see kadus ära mingil hetkel, kui ma suhtesse läksin ja ma olin 25 ja arvasin, et nüüd ma olen nii vana, mul on kindlasti ruttu vaja abielluda ja lapsi saada. Tänapäeva mõistes on see ikkagi veel üsna noor. On ju. Aga sellel ajal, mis siis oligi ju, ma ei tea, kui kaua aega tagasi, mingi 17 aastat tagasi siis mul juba osad sõbrannad olid juba paar aastat emad olnud. On ju. Aga ma olen õppinud õigusteadust, ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusinstituudi, see asus Tallinnas, 3-aastase bakalaureuse. Ma olen olnud erinevates riikides, ma olen aasta Rootsis õppinud, Saksamaal 2 suve elanud, peaaegu 2 aastat Ameerika Ühendriikides olnud lapsehoidja. Et ma olen selline üsna püsimatu olnud, sest ma tegelikult ei teadnud, mida ma tahan teha.
ja ma alati kadestasin neid, kes gümnaasiumi või siis keskkooli lõpus ütlesid, ma tean täpselt, mis ma tahan teha. Mul polnud õige aimugi. Ja mingil hetkel ma avastasin, et aga õigusteadus, see on ju kõige aluseks, et seadused, et kuidas elada. Ja kui ma läksin õppima seda ülikooli, siis samal ajal, see oli pärast, kui ma Ameerikast tagasi tulin, samal ajal ma läksin tööle kruiisijuhina Tallinn-Stockholm liinile. Ja no hästi äärmuslikud asjad. Ma mäletan, ma mingil hetkel peaaegu sain ka notarisse tööle, aga see tundus nagu hullumaja seal, kui sa oled see ees seal sekretär, et siis ma ei näinud üldse, et ma saaks koolis käia. Ja siis selle pakkumist ma ikkagi ei võtnud vastu. Ja ma töötasin laevas 4 aastat ja see oli üks väga-väga vinge töökoht, sest ma laval rääkisin eesti keeles, rootsi keeles, inglise keeles. Aga rootsi keel oli sul nagu läbi töötamise lihtsalt tuli ja kinnistus või kuskil? No ma õppisin aasta Rootsis ja siis ma läksin pärast seda Noa Rootsi kooli, kus ma 2 aastat käisin, mille ma tegelikult olen lõpetanud. Ma ei ole Vändra kooli vilistlane, vaid Noa Rootsi gümnaasiumi vilistlane, 7. lend. Ja nüüd tuli välja, et seal on nagu mega palju lende vahepeal olnud, et täitsa, ma käisin sellest rääkimas üks nädalavahetus. Ja ega see rootsi keel oli natuke ununenud, kui ma ausalt ütlen, sest Ameerikas see inglise keel sai nagu üsna heaks, seal ju kogu räägid inglise keelt. Aga ma õppisin alguses hästi palju pähe seda rootsi keelt. Ja lõpuks ma arvan, et selline pool aastat, kui ma olin töötanud seal, see tuli mul juba vabalt, sest ma suhtlesin ju ka laevas inimestega rootsi keeles. Ja mida ma avastasin, ongi see, et kui ma mingi asja selgeks, algusel mul oli kõik pähe õpitud tekst seal laval, see tuli ta-ta-ta-ta-ta-ta, aga ma hiljem tundsin ennast nii vabalt, et vahel olid võib-olla mingid pidepunktid, aga põhimõtteliselt ma läksin ja lihtsalt peast rääkisin. Ja ma mäletan, inimesed imestasid, et sa lähed lihtsalt lavale, hiljem kui Victoria tuli seal mingi 200 või 300 inimest saalis, sa lähed nende ette õhtul ja lõpuks mul oli siuke ilus õhtukleit veel on ju. Et lihtsalt lähed ja ei karda. Ma ütlesin, eks alati on väike värin sees, aga ma tohutult nautisin seda. Ja ma olen hiljem aru saanud tänu tegelikult Bob Proctori materjalidele, et mulle väga meeldib olla tähelepanu keskpunktis. Muidugi ma võtsin siis su pakkumise vastu. Mulle väga meeldib see, aga ma sain ka aru, et mulle ei meeldi nii, et ma lihtsalt olen seal, vaadake mind ja teen mingit lollust või et kuidagi pööran tähelepanu, et ma tahan nagu ajada tarka juttu, et inimesed kuulavad mind ja et see läheks neile korda. Ja laevas väärtust pakkuda. Ja, et mingit väärtust pakkuda ja laeva ju tuldi, kui kruiisile tulid 2 asja pärast, sa tahtsid head süüa ja head meelelahutust. Mina olin see, kes siis lõi seda head meelelahutust. Aga siis ma tulin sealt ära, läksin maksuametisse tööle. Ma mäletan, mul olid paar sõbrannad, kes ütlesid, et Kai, sina lihtsalt istud nüüd seal 8-5. Jah, aga ma ju õppisin õigust, ma pean nüüd töötama sellel alal. Sissetulek vähenes poole võrra. Mõtlesin, pole hullu, Kai, see on alguses, küll sa ennast üles töötad. Ma olin seal 1,5 aastat ja siis läksin panka tööle, sest pangas on raha. Ja see on järgmine asi, mida ma olen nüüd endale viimaste aastate jooksul tunnistanud, et mulle väga meeldib raha. Ja raha on minu jaoks väga-väga oluline. Mitte kõige olulisem, absoluutselt. Aga väga oluline. Täpselt sama oluline kui need riided, kui see arvuti, ma tean, mu telefon on ja siin. Ja pangas sain ma töötada 1,5 aastat, siis ma jäin lapsega koju. Ja niimoodi olin 6 aastat kodune. Siis ma töötasin vahepeal Viljandis. Aga selle 6 aastat kodune, selle sisse mahtusid siis veel üks laps või tegid sa... 3 last kõik. Ja, mul on järjest 4 aasta jooksul sündisid 3 last, et kui mul sündis 4. laps, oli mul kodus kohe 4-seks saav, et ma sain 10 päeva olla nii, et mul oli 3-aastane, 2-aastane ja vast sündinud, et ma päriselt arvasin, et vau, ma olen super naine on ju. Tegelikult ma oleks tahtnud, et see 3. oleks natuke varem isegi sündinud, aga loodus teeb oma on ju. Tegelikult ma hullult fännasin seda, aga see 3. lapse tulek tegi ka asju natuke raskeks, et siis ma olin see Kai mõnda aega, kui juuksed pesemata ja krundis seal peas ja sest lihtsalt nagu enda jaoks aega ei olnud. Aga tegelikult ma võin öelda, et juba üsna kiiresti ma hakkasin seda aega endale leidma. Sa olid 6 aastat 3 lapsega kodus. Ütle, kas sa selle 6 aasta jooksul tegid ka nagu midagi kõrvalt või sa ainult pühendasid, olidki 3 last ei jõua ju midagi muud teha. Kogu aeg tegin, Elerin. Ma olen hästi selline, kes teeb, see jõuab ja ma alati näen seda, et
see, kuidas kes teeb, see jõuab, on vist see lause, mis ma tahan öelda. Ühesõnaga, ma müüsin tupperwaret, kui mul esimene poiss, ta on oktoobris sündinud, juunis seal kuskil, mis ta oli seal 8-kuune. Siis tuli tupperware minu ellu, sest mul ei olnud, ma ei saanud isegi tainast rullida, ma avastasin küpsetamisel, ma mäletan, helistasime õega pidevalt, et ta õpetas mul, kuidas seda pärmitaiget teha, sest esimesed läksid nässu, ma ei teadnud, mis ma selle pärmiga seal peal tegema ja ma ei osanud mitte midagi eriti köögis teha. Ja siis ma avastasin, et aga kaua ma selle veinipudeliga rullin siin, eks ole. Ja siis tuli mu ellu tupperware ja ma võtsin muidugi, ma hakkan ise müüma, ma ei tundnud Viljandis ju mitte kedagi, ma olime elanud seal natuke vähem kui aasta. Koputasin naabrinaise uksele, tundus lahke naine. Tal olid lapsed juba suured, kodust välja kolinud. Mõtlesin, davai, kutsu sõbrannad kokku, ma teen teile tupperware esitluse. Ja sealt hakkas kõik niimoodi kerima. Ja ma tegin ka aeroobikatreeneri paberid ära, kui teine laps oli seal äkki siis, mis ta, see oli 1,5 või? Jah, siis ma tegin ka aeroobikatreeneri paberid, kusjuures ma juba käisin kursustel kunagi gümnaasiumi ajal ja ma ei mäleta, miks mul nagu see katki jäi. Ma tean, mul olid seal hullud kehakaalu probleemid ka ja see oligi see mina pilt, et ma olen ülekaaluline ja kuidas ma nüüd siin siis trenni annan. Ma arvan, et mingi see teema võis mul olla. Aga jah, ma olen alati selline tegus olnud, et mul on isa sellele alati tähelepanu pööranud. Ma mäletan, kui ma jäin koju, et helistasid ka aeg-ajalt, et mis sa siis Kai teed ja kas sa ikka õues käid ja mul oli veel suur kõht ees, aga tööl ma ju enam ei käinud. Mul oli tegelikult nii hea meel, et isa nagu sellele tähelepanu pööras. Aga ikka jah, ma alati kuidagi see enesehool on nagu kuskil maal kuidagi veres, kas siis alates sellest, kui me vaatasime olümpiamänge suusatamises on ju siis, või taliolümpiamängud on õigem öelda, siis vaatasime ära, isa ütles tavai õue suusatama, õue kelgutama, õue uisutama. Ta alati nagu ajas meid õue ja tegelikult mu hullult nagu fänn on seda. Mina olen see, kes oma lapsi nüüd ka ajab, et nii läksime, sa ei viitsi lund rookida, okei, tule lihtsalt õue, roogi 5 mintsa, lähme tuppa tagasi, aga ma näen, kui rõõmsaks see neid teeb, on ju. Ja seda ma rakendasin ise ka. Et liikumine on igakülgselt sul hinges olnud ja see aktiivsus on ju igapäevaselt. Ja see on ka mulle emalt isalt, kuule täna ma täiega kiidan neid siin, sest minu ema ja isa kohtusid juba kunagi spordilaagris. Mis see siis ütleb, eks? Ema oli kehalise kasvatuse õpetaja, isa tegi ka trenni ja see on nagu nii loomulik osa ja ma olen ka lastesse püüdnud seda harjumust tekitada, ehk isegi see poeg, kes mul laulab ja tantsib, ta on selline etenduskunstide poiss, jälle ütles see aasta, ma lähen nüüd trenni ja ta käib trennis ja ta tuleb, issand kui mõnus, sest nad tunnevad, kui hea on ennast liigutada. Käime vahel jõusaalis koos või üks poiss käib muga ümber järve, et kellele mis meeldib, seda nad ikkagi alati liigutavad. Kui me tuleme nüüd tänasesse päeva ja sellesse ettevõtluse maailma, et sa mainisid ja rääkisid, et sa oledki olnud selline särav hing, teinud väga-väga paljusid asju, ka laste kõrvalt müünud seda tupperwaret. Millal oli see hetk su elus? Ma tean seda lugu, et sa käisid Bob Proctori, käisid ühel koolitusel. Millal oli see hetk su elus, kus sa mõtlesid, et ei, Kai, nüüd enam ei saa, ma tahan sinna kuhugi minna, ma tahan mingi pöörde või muutus oma elus teha. Mis juhtus või räägi sellest? Milline hetk nendest on ju? Kuidas see juhtus, et mis see ajend oli? Et sa täna oled siin? Asju juhtus vahepeal. 2016 tuli ju lahutuseks. Siis me saime uuesti kokku ja ma ikka tundsin, et ei ole see. Siis ma tulin palgatöölt ära, sest ma nägin, et ma nagu justkui ei kasva seal enam, et midagi ei sobi. Ma olin jõudnud juba sinnamaani, et ma ei saa teisi muuta, mis mina siis saan teha. Ma ei teadnud, mida ma tahan teha. Ja tegelikult 4 aastat tagasi sügisel, mida ma olen ka palju rääkinud, on see, et ma olin kodune, ma olin aeroobikatreener ja olin Folgi majutuspealik, aga oktoobrikuus, Folk on alles juulis, järgmise aasta juulis. Ja kui ma tegin seal plaani, 2 poissi käisid lasteaias, üks juba koolis või 2 koolis, kuidagi nii, siis mis me kõik pärast teeme, sest et mina pidin päeval oma asju tegema, ma ei viitsinud midagi teha, mul oli terve köögilaud puslesid ja siis ma panin puslesi päevadesse kokku, jube hasart oli. Ja lapsed tulid koju ja siis ma ütlesin, nüüd meie plaanid muutuvad, aga neil oli see nii keeruline, nad niikuinii tulevad sealt oma mingist maailmast on ja nad hästi palju heitsid mulle ette, et emme, sa muudad kogu plaane.
ja mind see tohutult häiris, aga õnneks mul oli ka tarkust mitte neile vastu hakata, vaid ma vahel nutsingi nagu õhtuti, et täitsa jama, et aga ma ei tea, mis teha. Ma olin tegelikult enesearengu teel, sest et mul oli elus ka juhtunud, ma ei tea, mis aasta see nüüd on, äkki 2011 jaanuar vist olla, või lapse sünni järgi nagu võtan. Ei, ta peab olema 2010, sest see oli veel, kui ma teda ootasin. Hästi suur jama nagu juhtus, mida mu kaaslase nagu kaudu ja see minu maailm nagu varises kokku tegelikult ja 7 aastat, ei, 2010, 2014, tead, nüüd ma lähen veel ajas natukene tagasi, ma käisin elujooksulaagris ja ma hakkasin märkama sellist asja, et armastus on, sest ma olin nii palju süüdistamises elanud, süüdistanud ennast, süüdistanud oma kaaslast, süüdistanud seda kolmandat inimest, no õudus. Ja siis tuli pärast seda laagrit üks naine minu juurde pool aastat hiljem muidugi alles ja ütles mulle kodus, ta oli mul külas ja kui mu laste ise jõudis koju, ta pärast Sky, kas ma võin suga hästi nagu ausalt rääkida või? Ma ütlesin, jah, võid. Sa kohtled ju oma meest nagu last. Või nagu, okei, just kui esimene asi tahaks öelda, ja ma tean, on ju. Siis ma ütlesin, kuidas ma siis pean teda kohtlema? Noh, ma ei teadnud, on ju. Noh, see ongi, mida ma tänaseks tean, ma olin nii ema rollis sees, ma olin ema energias ja vaata, selleks on ka 2 poolt vaja. Ega kui naine on ema rollis sees, aga mees laseb seda teha, see on ju 2 pooli. Ema pani mulle pihku raamatu, need Krass on mees ja naine. Lugesin, ma mäletan, see oli veebruarikuus. See mul toimus nii suur muutus, mul oli nädal aega nägu vistriked täis, hormoonid, kõik on nagu tasakaalust korraks väljas, sest mu maailmapilt avardus ja esimest korda elus ma sain teada nagu, et vau, sellel, mis meiega juhtus mitu aastat tagasi, sellel on ka minu pool, sest mina süüdistasin rohkem ainult teda. Ja ma sain aru, et aga kui mees leiab uue silmarõõmu, siis on naisel sellel nagu hullud suur tähtsus tegelikult. Ja see ei tähenda, et ma hakkasin ennast süüdistama, aga mingil hetkel, eks ma hakkasin ka. Noh, kõik sai, ma arvan, kuskilt sealt alguse. Ja ma tõsimeeli Elerin arvasin, et mehed on sead. Kui mul sündis 3. laps, ma ütlesin oma õele, tal on ju 2 poega ja ta ütles, Kai, kuule, sa kasvatad 3 poega, kuidas sa saad seda arvata? Järgmine latakas vastu pead. Kuidas ma saan seda arvata? Tõesti. Ja need on asjad, mis panid mind liikuma ja noh, nii ma jõudsin sinna, et ma olin töötu, noh, aeroobikatreener või siin tupperajal, muidugi palju asju ikka teha, aga mitte palgatööl ei käinud. Ma olin tegelikult kergelt juba olnud ettevõtja, noh, et ma saaks edastada arveid. Olin FIE olnud ja meil oli ka vahepeal 2 peale seal laste isaga ettevõte, et tema mingeid arveid esitas ja mina. Aga noh, sellisest ettevõtjast või liidriks olemisest, noh, seal ei olnud nagu midagi. Ja siis, kui ma istusin 1. detsember 2018 seal seminaril, sa tead, miks sa siis ei tee. Ma olin juba käinud igasugustel konstellatsioonidel, lugenud palju neid Krassovi raamatuid, saanud aru, et midagi peab teisiti olema, ikka läinud koju, oodan, kuule, sina pead nii tegema, siis meil läheb paika. Ja ma sain aru, et sina oled, mine vaata peeglisse, kõik rääkisid seda, aga tegelikult ma Elerin ei saanud aru, mis see tähendab. Ja tead, kui paljude inimestega ma siiamaani räägin, nad kõike seda räägivad edasi, aga nende elu tulemused ei näita, et nad päriselt saavad aru, sest nad ei koge tegelikult seda. Ja mina ei saanud ka siis tegelikult aru. Ja ega võib-olla ma räägin sinuga 5 aasta pärast ja ütlen, et ma tänagi päriselt aru ei saanud. Seda näitab tulevik. Aga siis mulle oli keegi öelnud, ega sellist asja nagu transformatsioon ei ole. Et sa oled selline, nagu sa oled ja nii ongi. Kannata ära. Mõtlesin, okei, aga seal 1. detsembril istudes ja kuulates, mis mustrid on me alateadvuses, mida mina tegelikult iseendast arvan. No, siis ma sain aru, et that's it, see ongi see, siin ongi minu vastus. Ja jaanuaris istusin 3,5 päeva virtuaalselt Bob Proctori seminaril, märtsis olin juba Torontos, maksin 5-kohalise summa väga palju ma olen öelnud ka inimestele, kes on Kiyosaki ja kõigega siin kohtumas käinud, et vau, sellise summa. Ja see oli 6-päevane seminar, see ei olnud koolitus. See oli lihtsalt seminar ja see muutis mu elu. Sest et Bob lihtsalt teeb asja nii, see muudab su elu, sest sa teed harjutusi, sa teed kaasa. Sellepärast ma ütlengi, et
inimesed, kes puutuvad kokku selle materjaliga, nende elu ongi muudetud, mis ka sinuga on juhtunud, on ju. Vaata, mida sa teed siin praegu avalikult, on ju. Ja jah, ja sealt sai kõik algus, aga ma alguses veel ei teadnud, et mina hakkan neid õpetusi edastama. Et see tuli siis mõne kuu pärast järgi. Vaata, kui huvitav. Sa võid Kai korra vaadata Facebooki, ma panin niimoodi, et äkki sa saad ka jagada seda, et kuidagi sain sa ära tagida. Ma samal ajal peegeldan sind, et nii huvitav, kuidas selleks, et areneda, me peame ikkagi kuidagi kuskil mustas augus ära käima. Või et meil peab mõnes mõttes olema see valu, mis meid ajaks muutuma. Sest kui meil on väga mugav ja me oleme mugavustsoonis, siis ei saa toimuda seda arengut, mis meid ka edasi viiks. Et see lugu on uskumatu ja seda kõike teha ju väikeste laste kõrvalt. Samas siin ma nagu ütlengi, et mul ei ole nagu sellist... muidugi, eks või kõigil on oma traumad, on ju. Aga mul ei ole nagu sellist mingit, ma ei tea, kus hullust kohast ma tulen, aga loomulikult sellel hetkel oli minu jaoks see hull asi, on ju. Kui ma tean inimesi, kelle ema on Estoniaga põhja läinud või mees peaaegu ära tappis, siis minu lugu on nagu mingi printsessi lugu selle kõrval. Aga see oli minu jaoks ka sellel hetkel kohutav, kui minu maailm on ju kokku varises. Ja sellepärast ma panen kõige rohkem inimestele südamele, et kui sa vähegi tunned rahulolematust, võta midagi ette. Ja muidugi tänapäev võrreldes, mis oli ju siin 12 aastat tagasi, on nii palju muutunud. Eesti inimene on nii palju teadlikumaks nagu muutunud. Et see on nagu tegelikult hästi hea, et me ei pea ootama seda kohta, et me jõuame sinna nii alla, vaid me saame nüüd juba nagu midagi teha. Just. Ja ma ütlen alati ka oma klientidele ja oma inimestele, et neil endal on nii suur ressurss, võta endalt kinni ja tiri ennast sealt välja ja sul on see võimalus. Et nii nagu sa ütlesid, et ei pea minema põhja, sellest on võimalik välja tulla. Kui sa tead kas mingid väiksed nõksukesigi, on ju, et Bob Proctor õpetab ju mõtlemist ja seda kõike, kuidas mõelda, kuidas endasse usk taas leida. Väikesed nipid, mida sa enda heaks ära kasutad, toetav kogukond ka, me varsti jõuame sinnani, mis sa loonud oled ja juba inimene saab kuskilt selle jõu ja ta läheb edasi. Aga tead, mis see ka tekitanud on? See on ka tekitanud veel rohkem seda õpitud abitust nõnda nimelt, mis on nagu ka kahju. Ja sa ütlesid mõnusalt, et Bob Proctor õpetab seda mõtlemise muutmist, aga ta näitab ka seda, et ainult me ei saa nagu sundida ennast mõtlemist muutma. Meil ongi vaja minna sügavamale ehk vaadata oma alateadvuse uskumused, mõttemustrid, et päris harjumused, et mida me arvame, et see nii ongi ehk loogika üle. Aga mis siis, kui on teisiti? Mis siis, kui saaks olla teisiti? Et ära usu kõike, mida sa mõtled, et kus see mõte üldse alguse saab. See saab alguse sellest, mida meile lapsena on korratud, on ju, kus see mina piltki alguse saab. Kui ikka, ma mäletan, kuidas ma avastasin selle, et ma arvan, et ma olen ülekaaluline. Ja tead, kuidas ma avastasin? Ma vaatasin, ma hakkasin ju laive tegema sealt trennidest, sest ma hakkasin mingit teistmoodi trenne tegema, personaalseid treeninguid. Mul hästi kiiresti toimus nagu see muutus, kui ma hakkasin Bobi õpetusi ise õppima ja see andiski mul julgust, et neid edasi õpetada. Muidugi võrreldes mõnega ei olnud suured muutused, aga minna 300 eurolt 1000 euroni 3 kuuga sisse tuleks. See on nagu mega suur asi tegelikult. Ja issand, kus mul nüüd see mina pilt ja siis ma vaatasin sealt videost, et vau, ma näen jumala kena välja. Ja siis järgmine mõte kohe, et miks sa üldse oled kahelt selles, et sa ei näe hea välja? Sa teed juba 4 aastat trenni jumala regulaarselt, eks? Ja siis ma tulin mõelda, aga ma ikka sisimas arvan, et ma olen see väike paksuk ülekaaluline. Ehk ma olin hästi palju selles lapsenergias, sest mind kunagi oli ka kutsutud vanapaksuks. Mitte nagu, et see on mu hüüdnimi, tšau vanapaks, tule siia, aga mulle vahepeal seda öeldi ja see oli minule külge jäänud. Kui teil on tüdrukud, isegi poisid, palun ärge andke hinnanguid, lühike või pikk või pisike, see on tegelikult kohutav. Aga see on üks avastus, mille ma tegin ja tead, see tuleb aeg-ajalt välja, eriti kui naisel on see kord 6 päevad, on ju, siis keha on teistmoodi. Ma tegelikult ei ole ju läinud priskemaks, aga ma tunnen teistmoodi ja siis mul jälle tuleb see, mitte iga kord, aga see tuleb siis, kui see hormoonide muutus on ja siis ma pean hästi teadlikult ütlema, Kai, sina lihtsalt tunned nii
ja panengi selle ilusa kleidi selga, vaatan, aga see läheb selga, ma olen täpselt samasugune, nagu ma olin nädal tagasi. See on lihtsalt su tunne, sina ei ole sinu tunne ja mõtle lihtsalt teist, pööra tähelepanu muule, on ju. Just, sa lihtsalt oled õppinud selle ära, mis on nii oluline, et sa distantseerid selle mõtte, tunde iseendast, et sa ei pane sinna võrdusmärki, et mina olen ka oma mõte, mina olen oma tunne, on ju, ja mina olen oma käitumine. Seal on nii-öelda see väike vahedistants sees ja juba sa kontrollid seda. Ja vahel see ei tule veel välja. Aga jah, inimesed. Ja mulle hästi meeldis, kui üks, sa ma ei mäleta, kes seda rääkis, ütles nii kihvtilt, et aga sa tunned viha, aga järgmine päev ei tunne, aga sina jääd ju alles. Kas siis sina saad olla see viha? Ei saa. Aga sul tekib täna mõte, et mulle üldse lumi ei meeldi, aga järgmine päev meeldib lumi. Teine mõte tuli, aga sina oled ikka alles. Aga sa ei olegi oma mõte, on ju. Ja see, ma mäletan, nagu pani kirsi tordile, ma tegelikult kuulsin seda, ma arvan, natuke üle poole aasta tagasi, kui ma juba kogu aeg olin korrutanud, sa ei ole oma mõtted, sul on mõtted, sa ei ole oma tunded, sul on tunded, sa ei ole oma keha, sul on keha, on ju. Et see on nagu tegelikult päris huvitav koht, millest nagu aru saada. Ja täna ma oma lastega palju räägin seda, et aidata neile aru saada nende tunnetest, sest see on üks asi, mis minul jäi lapsepõlvest puudu. Mul ei aidatud tunnetest aru saada. Öeldi lihtsalt, nii ei tohi teha, lõpeta. Ja hästi palju nagu alla surunud tundeid. Muidugi ma elasin välja, aga siis kannatas mu õde, on ju. Just see üks õde, see kõige rohkem, keda ma justest tirisin ja asjadega viskasin ja mu lapsed samamoodi. Ega ma olen seda ka öelnud ja see on nagu valus koht, et on nad saanud tutistada, tõukamist, löömist ja see ei ole okei. Ja nad ka mäletavad mõndasid neid asju ja ega mul on päris piinlik vahel nende ees ja me räägime neid lahti, et see ei ole tegelikult variant, et sa lähed nagu teisele kallale või et sa isegi karjud teise inimese peale. Et see on hull asi, aga sellest on võimalik välja tulla. Sellest on võimalik välja tulla. Kui me alustame seda teadlikkust, on ju, et kui me saame aru, et meil on tegelikult probleem, ja kui me tahame muuta ja siis võtta see teadlikkus sinna juurde, et mida siis päriselt teha. Et öeldagi, et ongi jama, näe, see on jama, ma tahan seda muutuks ja kõige valusam koht olla aus. Mulle ei sobi, ma ei tea, töötajad ei püsi mu juures, lapsed ei taha muga rääkida, näe, jälle laps jonnib. Mine vaata peeglisse ja nagu päriselt. Et eriti kui on väike laps, tema näitab meie tundeid. Ai, kui oleks seda tahtnud teada, kui minu lapsed väiksed olid. Ei osanud sellisel kujul neid asju näha siis, jah. Kui me lähme nüüd siit edasi, praegu me oleme põgusalt ka puudutanud Bob Proctori õpetusi, siis mida sa täna teed? Räägi meile, meie vaatajatele, kes ei tea, et mida sa siis täna teed ja kuidas see Bob Proctor siis sinu elus täna on? Kuidas ta seotud on? Mina teen täna seda, aga siis ma näitan ka juba. On selline programm, mille nimi on Thinking into Results, eesti keeles tulemuslik mõtlemine, mis on Bob Proctori kokku pandud. Ta ei ole seda välja mõelnud, sest selliseid asju, et elada vastavuses loodusseadustega, me ei saa välja mõelda, need lihtsalt on. Tema on pannud need programmi ja mina juhendan seda 6-kuulist programmi, et inimese elus siis saaks toimuda see püsiv muutus. Sest et kui meie mustrid meie sees on tekkinud kordamiste teel, siis saame me neid muuta kordamiste teel. Ja selle programmi kaudu käib üks suur kordamine. Ja ma olen siis selle programmi juhendaja. Me teeme webinare, me teeme füüsilisi kohtumisi, üks-ühele kõnesid. Ja see on see põhiline asi, mis ma teen. Ma juhendan ka Bob Proctori teist programmi, Lead the Field. Tegelikult peaks ütlema The New Lead the Field Coaching Program, vist on ta nimi, sest see oli tegelikult algselt Earl Nightingale'i, kes oli Bob Proctori juhendaja, kunagi suur mentor ja võib öelda üldse enesearengule aluse pani ja tegelikult maailmas, Ameerikas siis on tema pärit. Bob Proctor on tegelikult ju Kanadast on ju pärit. Ja tegelikult see on see põhiasi. Ja miks mind siis on näha kuskil rääkimas, nagu siin räägin või mul näiteks on algamas jaanuaris uus lühem kursus 32-päevane või ma teen siin, juhendan Kati Torimi minapildi restarti, sellepärast, et kõik inimesed ei ole valmis
ja mõni ütleb, noh, see pole ka nende jaoks, me kutsume TIR-iks seda siis esitähtedes seal, thinking into results on TIR, eesti keeles TIR, noh, see äratus nagu siuke minu arust sobib hästi, et kõik ei ole valmis investeerima oma raha ja aega sinna pikka programmi ja minu missioon siin maailmas on, et mida rohkem inimesi teab, kui palju nemad ise oma mõtlemisega enda elu tegelikult loovad. Siis sellepärast ma nii palju erinevates kohtades olen, aga ma siiski tunnen, et mu fookus on just nendel pikaajalistel klientidel. See on see, mida ma üle kõige armastan teha. Ja loomulikult selleks, et inimesteni jõuda, käin, ma räägin ja sellepärast ma oma luguga nii avalikult tegelikult räägin, et näidata, et ma olen ise selle tulemusliku mõtlemise programmi tulemus. Et ma ise elan selle järgi, see ongi minu elustiil. Loomulikult vahel ma astun kuskile ämbrisse, sest ma olen ka inimene ja vahel see kaiaja.com ongi targem kui Kai ja nii lihtsalt ongi. Aga tõesti, ka kui mu laste käest küsida, kes on kõige ausamad üldse, et ongi asi rahulikum, ongi mõnusam. Sest mul on täna valikuid, ma saan aru, et ma saan valida ja vahel, kui ma ei taha valida, ma ei pea ka valima, selles mõttes, mille küüsis ma pikalt olen olnud. Nii et Bob Proctor ongi läbi oma programmi, läbi selle, et ma kuulun, ma arvan, maailma top kas 50 või 60 hulka, et palju meid seal on. Muidu meid konsultante on maailmas kuskil peaaegu 2000 ja seal mul on tugi iga nädalane, mul on seal oma juhendaja. Ja jah, nii et selline on nagu põhimõtteliselt see, mida ma teen ja Bob Proctori õpetused on klassika. Teda enam meie hulgas ei ole, ta veebruaris lahkus siit maailmast, aga see on juba omaette lugu ja mida ma viimasel ajal olen avastanud, et isegi inimesed, minuga, mul on ju programmis ka 60+ inimesi, siis võib-olla neil ei olegi ambitsioone, et ma ei tea, tahan seda ja toda, mida võib-olla nooremal inimesel on, siis selleks, et me saaks ka vanemas eas tunda elamisrõõmu, mitte nii, et ma olen nüüd 60, 65 ja ootan, millal on elu lõppeks. Äkki ma elan veel 20 või 30 aastat. Me teame 90-aastasi, kes ju autot juhivad. Et me ei muutuks selliseks kurjaks või kibestunuks elu lõpus. Ja mul on ikka jälle meeles Bob Proctori sõnad 2 kuud veel ennem, kui ta siit maisest ilmast lahkus, oli ta meil webinaril ja ütles, et aga nii kaua, kui ma olen elus, kavatsen ma elada. Need lihtsalt võimsad sõnad. Ma ei saa öelda kogemust vanemate inimeste kohta, sest ma olen 43, minu kogemus on siin maal, aga mida ma saan öelda teiste kogemusi, ma näen neid inimesi, meil on konsultantega üle 70-aastaseid, kes hakkasidki umbes 70-aastaselt seda materjali õppima ja edastama. Et see on lihtsalt nii võimas ja siis ma küsingi alati inimeselt, aga mis tekitab sinus elamise tunde? Et mida sina nagu tahad teha? Ja tead, kui paljud vastavad, et ma tahan lihtsalt puhata, ma ei jaksa midagi teha. Sest me oleme lihtsalt sellest kõigest nagu nii väsinud ja kõige kurvem ongi see, et ka minu elu oli ju varem nii. Läksid tööle, tulid koju, rabeled, söög, koristamine, pesu pesemine, tahaks sinna kontserdile minna, seda auto, kes veel kuskile läheb, tahan ka. Ma enam ei saanud aru, mida mina tegelikult tahan, on ju. Et kõik käis laste järgi, mehe järgi, töö järgi, kuskile. Ma arvan, et ma olin üsna hea selles, et ma enda neid vajadusi sinna kuskile panin. Et ma ikkagi läksin sinna trenni ja aeroobika treener parim olla väikeste lapse kõrvalt. Sa ei saa viilida, sa pead kohale minema. Ja tegelikult see ongi nii kurb vaadata, et me elame mingit elu, mis on lihtsalt mingi rütm tulnud kuskilt keskkonnast, me ei teagi, kas ma tegelikult valiks selle, eks. Ja siis me veedame kas nädalavahetused või õhtud, ma olen nii väsinud. Võtan ikka selle pudeli veini, et ma ju tahan ka lõõgastuda või ma võin ju küll pidutseda, ma tahan ju ka lõõgastuda. Aga miks meil võiks päev otsa selline mõnus olla, on ju? Ja see ei tähenda, et ma päev otsa käin ka ainult mingi hullult naerunäoga ringi, aga mul on ka oma kitsaskohad. Aga üldjuhul selline foon mul on, või see baas on see, et jess, mul on nii vägev elu, on ju. Terve see nädal on seda näidanud, kuidas me neid lühivideos ja asju siin lastega tegime, et see on nagu hästi-hästi vägev. Et jah. Sa lõid 2019 Oja Consulting OÜ.
räägi sellest. Said siis Boobi konsultandiks, hakkasid siis Eestis Boobi õpetusi õpetama, said edumentoriks, tuli ettevõte. Mis sai, kuidas sa seda kõike tööle panid? Tead, kõik see materjal tuligi ju sealt BGI-st, Proctor Gallagher Instituut. Neil on kõik seal olemas. Aga sina tõlkisid nad eesti keelde? Mitte kohe ja tegelikult see maksis väga palju raha, et selleks konsultandiks saada väga palju raha ja see on jälle investeering on ju endasse tegelikult ja seal olid meil nagu mingi sellised eeskujud või mallid ees, kuidas kõike teha ja kohe, et minna avalikuks, hakata rääkima. Ega ma sain palju pahameele osaliseks. Kai, mida sa nüüd räägid? Mina olen 10 aastat juba seda teinud, sina nüüd tuled järsku kuulutad. Inimesed võtsid tohutult isiklikuks. Mul oli väga hea, et sa oled 10 aastat teinud, mis su elus on muutunud. Palju on, mõtlesin väga hea, mul on hea meel su üle. Aga näe, mina küll ei kuuluta, siis on okei. Aga mina tahan kuulutada. See on minu missioon ja läheb kokku sellega, et mulle meeldib esineda, läheb kokku sellega, et ma ei tea, et see rõõmsa et sa oled ise muutunud, on ju? Ja et mina tunnen, et see ongi minu missioon edastada. Näiteks keegi võib mulle ka öelda, et järsku hakkab õpetama, kuidas pärmitaiget teha. Ma ütlen, issand, ma ammu oskan, on ju. Aga miks mina ju ei õpeta, mida sina õpetad? Aga tema missioon on õpetada inimestele pärmitaiget teha. Mina teen vaikselt kodus oma ette, on ju. Igaühel on oma missioon. Ja ma hakkasingi täitsa niimoodi pihta üksi oma ette või läksin palju avalikuks. Esimesed kliendid sinna programmi siis tulid augustis vist või? August-september, sain oma grupiga alustatud ja eks seal oli palju tagurpidi käimist, edaspidi käimist, igast jamasi vahepeal, aga ma pidevalt ju ise õppisin seda sama programmi ja pidevalt lõin seda, et mida ma soovin. Kirjutasin kokku, kuidas mul on assistent ja kuidas mul on palju kliente ja kuidas ma ei tea, käin otse-eetris ja mis ma kõik teen, on ju. Ja tegelikult juba siis juunikuus 2020 oligi mul vaja assistenti, sest ma tegin ühe kursuse Bob Proctori materjalide põhjal. Seesama, mis nüüd jaanuaris algab, millest ma siin lõpupoole võib-olla räägin ka. Ja ma nägin, et ma tegin kella 2 öösel tööd. See tähendas seda, et selleks, et ma seda kursust saaks ette valmistada, ma pidin inimesi vastu võtma, arveid saatma, veel kirju saatma. Siis ma mõtlesin, aga keegi saaks mind aidata sellega. Ja tegelikult, kui siis Liina, minu imeline virtuaalne assistent, tuli mu ellu, siis see oli algul väga raske. Ma mõndas asju ütlesin, kuule, ma tegin ise ära, on ju. Siis mul oli Kai, keskendus sisule, ehk mina siis sain keskenduda sellele, et ma lähen oma klientide ette, mida ma neile räägin, et ma valmistun selleks. Sest Liina justkui tegi tagalas selle töö ära. Ja siis läks veel aasta, kuskil seal siis 2021 algus ehk 2020 lõpp-detsember käis mingi klikk minus ära. Mina pilt tohutult muutus, sest ma olin enda standardeid tõstnud juba sügisest saati. Minu jaoks oli hästi oluline, kui ma kuskil ööbin, et ma ööbin heas kohas. Et mitte ma ei vali kõige odavamat kuskil, ma ei tea, kinnise soovis vaade ja nii edasi, vaid mulle meeldib luksus. Ja ma olin seda endale ka tunnistanud ja ma mäletan selgelt, kui ma tegin otsuse, ma pidin jääma ööseks Saaremaale Grand Rose spaasse ja mõtlesin, ma ei võta kõige odavamat tuba. Ma võtan selle keskmise, ma kõige kallimad, nii palju ma ka ei saa ühe eest maksta. Võtsin selle, kus ma maksin siis, ma ei tea, kas 120 või 150, aga see oli off-season juba, see oli seal september, see ei olnud enam turisti hinnad. Ja muidu seal tuba vist oli mingi 60 eurot öö võib-olla, ma võtsin siis see 120, poole kallim. Ja ma mäletan, kuidas ma seda ostsin seal netis, mu süda värises, on ju. Ja keda ei kõneta, kes mõtleb täitsa jama, siis mõtle korra selle peale, mis on mingi sinu asi, mida sa väga tahad teha. Et kas minna... Ma tunnen ennast Kaiva praegu. No näed, väga hea. See on kõige puhul. On see mingi uus telefon, mis on täiesti hoopis teine või on see mingi täiesti mingi kursus, mis sa mõtled, et issand, ma ei taha seda, on ju. Lõpuks, jah, nii et... Et kui sa endale lõpuks saad seda lubada ja ega see ei olnud nii, et mul ei olnud siis eriti raha, mul ei jäänud väga midagi sinna kontale, minust jäi mul alla 100 euro. Ja sellel hetkel, kui ma sinna tuppa läksin, ma otsustasin, kui mina ennast niimoodi kohtlen, siis see ongi minu uus normaalsus. Ise süda värises sees ja sellel samal hetkel tegin ma inimesega kliendi, tegin kõne ja ta ütles, muidugi ma tahan sinna programmi tulla ja ta tasus selle kõik korraga ära. Ja see oli oluliselt väiksem summa kui praegu mul on,
see oli väga suur summa minu jaoks, ma ütlesin, kas niimoodi asjad toimivad? Väärtusta ennast ja see ongi sinu uus standard ehk tõsta oma standardeid. Ja edaspidi ma hakkasingi nii tegema, kuni ma seal olin, mis viidis ma seal ööbisin kuskil, väga, sellest see pandeemia väga palju aitas kaasa standardi tõstmisele, sest sealt edasi, kui ma 2021 talv Tallinnas ööbisin, ma olin kogu kuskil sviitides 3 ões lõpuks. Sinna ma ei ostnud küll sviiti, aga mind upgrade iti sviiti, et meil on nii vähe rahvast, kas sa tahad sviiti? Ma nagu, muidugi. et see juhtub meiega siis, kui me ise näitame, et näe, selline nüüd minu elu ongi. See ei tähenda, et me peame hakkama seda raha hullult kulutama. Me peame ikkagi astuma mingeid samme, et raha tuleb peale ka, on ju. Aga see pani mind rohkem liigutama ja ma sain aru mingil hetkel, et aga kui mina inimestele oma programmi müün, ma võin selle sõna öelda, siis ma tegelikult aitan neid. Sest muidu ma räägin temaga pool tundi, ta ütleb, tal on need ja need ja need probleemid, see on okei, aga mis sa arvad, proovi seda, yes, hea idee, küsin talt 6 aja pärast, palju oled teinud, mitte midagi pole teinud. Aga kui ta tuleb mul programmi, siis ta teeb. Ja see ongi see energiavahetus. Tema maksab, mida mina annan talle vastu, see on tegelikult hindamatu, mida ta saab vastu. Sest kui inimene pärast ütleb, et vau, ma astusingi selle sammu ära, ma olen aastaid tahtnud selle sammu ära astuda, siis sellel ei ole ju tegelikult hinda, eks. Ja niimoodi ma hakkasin oma standardeid tõstma ja see sama jaanuar 2021, kui ma kiirtee eduni kursus tuli välja ja ma nädal ajaga müüsin nii, et mu käive oli 16 000 ühes nädalas. Ma mõtlesin, vau, sest ma olin oma pilti muutnud, ma hakkasin ise ennast nägema väärtuslikuna ja teate, kui palju käib andestamine sellise asjaga kaasas. Ja mitte see andestamine, et lasen siin lahti ja tegelikult kui see olukord kuskil tekib, jälle olen seal pahane, on ju, või ma ei suuda sellest olukorrast rääkida. Need on hästi sügavad asjad tegelikult ja paljud inimesed ei saa aru, eriti kõvasti võtavad sõna need, kes sellest programmist midagi ei tea. Ja mõnigi ütleb, mul on see kodus olemas. Ma ütlesin, nii, väga lahe, mis sulle seal kõige rohkem meeldib? Ma olen lihtsalt neid audioid kuulanud, sest selle programmi läbimine, sa võid netiavarustest leida. Thinking into results. Aga see, et ta sul lihtsalt on, umbes, et see raamat mul seisab see riiulis ja ma ei loe, siis ju tast pole kasu. Ehk ma näitan, kuidas seda läbida ja ma ise elan selle järgi. Et ma kogu aeg olen selle sees ja et product of the product, nagu öeldakse inglise keeles. Kui palju on sinu elus olnud seda, et sa oled, ütleme, et sa oled ikkagi väga edukas koolitaja. Sa oled tõusnud ikkagi väga lühikese ajaga päris palju. Ja ilmselgelt lähedased ka võib-olla ütlevad, oi, et sa oled nii tubli Kai ja sa näed ja tajud seda ka oma klientidel, seda tublidust ja võib-olla ka sellist positiivset tagasisidet. Kas ja kui palju sul on seda tunnet, et sa ei oska seda kuidagi vastu võtta või või eriti ka just alguses, et mis mina, 16 000, ei tea. Sa rääkisid sellest andestamisest, on ju, sul tuli kohe peale seda raha teemat andestamise kohta, on ju. Minu jaoks hästi kõnekas, et jaga seda mõttekäiku natukene, et nüüd sul tuli nii palju asju korraga, lähme sealt algusest. Lähme alguses, just see enese... Kuidas vastu võtta? Ja. Muidugi ma võin sulle öelda, et ma olengi väga kaugele tulnud ja ma ei pea tegelikult ennast ju koolitajaks, ma ikkagi pean mentoriks ja muidugi siis käis Aivar Aller meil pühapäeva hommikukohvis ja tema on ju mentoris, kes mina olen, aga see on koht, kus ma võrdlen teisega. Ehk siis kui ma võrdlen ennast inimesega, kes on 20 aastat selles valdkonnas olnud, siis kes mina seal olen. Aga kui ma võtan selle järgi, kui palju ma olen enda elu muutnud, kui palju ma olen inimeste elusid muutnud, see sama, mis näitama tõin see 16 000 ühe nädalaga, kui palju nende inimeste elud muutusid. Aeg-ajalt kirjutan neile, küsin ja seal on väga vingeid näiteid, mul on nagu vau, sest ma tean, et see materjal toimib 100%, kui ta teeb kaasa. Ja mina annan selle juhendajana endast nagu maksimumi, et ta teeb selle kaasa, ma talle kirjutan, helistan, ma ukse taha veel ei ole pidanud minema. Aga tõesti, et kuule, mis värk on, et ma olen neile toeks ja
jah, ma arvan, et ma saan seda vastu võtta, sest tegelikult ma olen sisimas ka endale uhke. Aga siin on oluline koht, see alandlikkus peab jääma, sest ma tean, kui palju rohkemaks ma olen võimeline. Ja kui mul mingil hetkel, kui ma olin palju olnud laivis, ütleme siin paar aastat tagasi ja Viljandis ikkagi tunti ära ja öeldi tere ja mõni tuli rääkima, et kuule, ma olen sul seal grupis ja seda, siis ma vahepeal ei tahtnud nagu justkui minna kuskile poodi siin Viljandis, aga see on nagu totaalselt, mul pole seda enam, et ma ei pea ennast mingiks tuntuks. Samas kui inimesed, ma alati ütlen, et kui te näete mind kuskil, tule, ütle tere, tule räägi, et see, ma tahaks nagu kuulda, et mis värk on, aga et ma ise näen ennast täiesti tavalise naisena, emana. Ma võiks näidata oma voodit, mul mingid asjad siin praegu laias, ma tulin õuest, nad siin, ma ei tea, riided hingavad, ei saa kohe panna kappi, kui käida roogid lund. Käisin lapse laulmist täna kuulamas, mul on täiesti tavaline elu, aga ma küll kiidan ennast, aga ma tunnen, et kuna minu suur muster oli, et edukad inimesed ja ka need, kellel on palju raha, on ülbed, siis ma võtan hästi rahulikult, sest ma tean, et nii kui ma valju häälega midagi kiidan, see on see jama, need asjad tuleb hoida enda teada, aga kui sa ütled mulle, et Kai, sa oled vägev ja edukas, siis ma muidugi võtan selle vastu, aga ma tean need tagamaid, ma tean tegelikult, kui suur töö on selle taga, see tammepuu kasvab, et kus need juured seal tegelikult on, eks, sest selle taga on tegelikult suur töö ja eriti just see, et ise oled nii palju ebamugavalt kuskil olukordades olnud. Ega see, et sa lähed TV3 kuskile otse eetrisse, mõtled, kes mina olen, mida mul on seal öelda, on ju. See on nagu väga-väga suur eneseületus. Aga mulle väga meeldib ka see ja ma tõesti püüan teha sellised valikud, mis mulle nagu väga meeldivad. Aga selle ettevõtluse kõigega kaasneb ju ka ebameeldivad asjad. Ega mingeid asju läheb valesti, siis juhtub midagi, keegi ei ole kuskil rahul, eriti kui mul on ju inimestega töö. Jälle kuskil vaatad, et lubasid selle asja tasud ja sa vaatad, kas ikka saab selle jaoks raha. Ma tohutult palju õpin siin viimase poole aastaga praegu finants, nagu sellist intelligentsust peaks ütlema. Ja ma lihtsalt ei ole pooltki seal maailma, kus ma tegelikult tahaks olla. Ma arvan, et ma suudan vastu seda võtta, aga ma saan ka aru, et ma tõesti ütlengi inimesele aitäh, sest tegelikult on ju tal õigus ja mul on hea meel, kui keegi märkab ja ütleb ja samas ma ootan nii põnevusega, mis nüüd toob 2023. Mis saab siis, ma ei tea, 2 aasta pärast, siis kui ma olen 50, mul on nagu suured plaanid on ju. Ja see, kus ma praegu olen mingi lapse kingades, aga ma ütlen, et 2 asja on olulised, ennast tunnustada ja samas hoida natuke seda alandlikkust ka, et ma arvan, et seda ma olen palju õppinud, sest ma olen ikka hullult palju vastu näppe saanud ja vahel on see ka palju mulle maksma läinud, et igast variante on. Kas ma nüüd vastasin või mis sa selle andestamise kohta tahtsid veel? No tulles ju tegelikult ka selle andestamise juurde, siis võttes koju siit kinni, siis mõnikord peabki ju endal andestama ka need vead, mida me ettevõtluses ka teeme. On ju, ja kogu aeg ka emana on ju, mida me teeme, sest et ilmselgelt sa ei ole 24/7 lastega, sa ei ole 24/7 ka ettevõtja, sa pead oma aega sisustama, oma aega planeerima. Räägi natuke sellest aja planeerimisest, et kuidas sa, ka mina näen, et sa teed nii palju ja see on nii tore, kuidas sa seda kõike jõuad? See on väga hea küsimus. Vahel ma mõtlen ise ka, aga viimasel ajal on mul väga palju vaba aega olnud, et see on nagu päris huvitav. Ja tegelikult olengi selle Bob Proctorilt õppinud. Näiteks ühes programmis ongi kirjas, et kui sa teed nii palju, saad selle tulemuse. Kui sa teed topelt rohkem, saad ju topelt tulemuse. Mõtle, kui sa teed 10-kordselt rohkem, saad selle 10-kordse tulemuse. Ja inimestel nagu ihukardajalt tõuseb püsti, et issand, ma pean rohkem tegema. Aga mis see tegelikult tähendab, et rohkem tegema? See tähendab tegelikult seda, et kuidas ma saan efektiivsemalt teha. Ja üks vastus on fookus. Näiteks praegu, kui me sinuga siin räägime, sa samal ajal ei tee süüa, sa ei vaata telekat, ei vasta sõnumile, kuigi ma näen mingi number väga meeleheitlikult peab nüüd kätte saada, ma helistame pärast tagasi. Et tegelikult see fookuse hoidmine. Kindlasti see, et ma hommikul enne kui lapsed ärkavad,
keskendun iseendale. See, et mul on enamus laupäevas internetivaba, mitte kõik, sest vahel ma teen siis ka mõne seminari või näiteks nüüd olin Soomes, aga siis ma võtan nädala alguses vaba aega. Ja sõna aja planeerimine olen ma vahetanud välja tegevuste planeerimine. Jah, selline on olemas selline väljend ja ma olen seda täitsa palju uurinud, aga ma ütlen seda, et me ei saa nagu aega, kui me nüüd natuke närime seda sõna seal, siis nagu norime selle kallal, siis aeg on 1 sekund. Sama pikk, kogu aeg on sama pikk. Näiteks 8 minutit, kui sa pead tegema kätekõverdusi, tundub tohutu pikk aeg. 8 minutit olla otse eetris. 2 minutit, juba sai läbi või? Mis asju? Et see on alati oleneb vaatenurgast. Ja tegelikult sellepärast ma ütlen, ma soovitan inimestele, kes ei suuda aega planeerida, hakata ütlema, et sa planeerid oma tegevusi. Aega on meil kõigil ühepalju. Sinul on sama palju aega, minul, ma ei tea, Eesti presidendil, sellel kokal seal, sellel hambaarstil, sellel ettevõtjal, kellel iganes. Kõigil on ühepalju aega ja see on taaskord üks lugu, mida me räägime endale, et ei ole aega. Aga mis siis, kui sa hakkad ütlema, mul on aega kõigeks, mida ma soovin ja sa päriselt kuulad ennast ja sa päriselt saad teada, et aga mis see on, mida sa siis soovid. Ja see ongi nüüd see, mida ma olen teinud ja mida ma aitan ka inimestel teha. Et ega see ei ole iga kord niimoodi, sest kui sa algul ka küsisid, siis laste kohta on ju siis, kui mul on nüüd 2,5 aastat, kui ma nagu siis omaette elan, siis lapsed olidki jaotatud. Kuigi koolist tulles, kuna ma elasin kooli lähedal, siis nad tulid ikkagi iga päev minu juures läbi, aga nad ei olnud minu juures. Ja tegelikult ma arvan, et see on see sobis mulle sellel hetkel, sest et nendel nädalatel, kui nad ei olnud minu juures, ma natukene rohkem tegin tööd, ma tegin ka õhtustel aegadel. Aga täna on olukord selline, et alates augustist on põhimõtteliselt lapsed pidevalt minu juures. Kõik on nagu hästi, seal on natuke isiklikud asjad, et las need olla, aga mul alguses septembris oligi väga keeruline, kui ma sain teada, et nüüd nad on kogu aeg minuga. Ja mõtlesin, mis nüüd siis saab. Ja seda teadlikumalt, kui nad on koolis, teen ma rohkem asju. Näiteks tänaseks, ma ütlesingi, et nii harjumalt õhtul tulla, et ma ei tee õhtuti webinare, mul ei olegi vahel siin mingi kursuse tutvustus või midagi sellist on õhtul, mul on kõik kas hommikul või päeval. Ja kui 3 aastat tagasi tundus ulme, et keskel 9 tuleb webinarile, siis tänaseks on see normaalsus. Ehk siis ma olengi sättinud nüüd oma tegevusi niimoodi, et ma olen õhtul lastega, mul on ka abi aeg-ajalt just siin majapidamises. Aga jah, et ma olen lihtsalt vaadanud, et aga ma ei pea kõiki asju tegema. Meil on näiteks pesumaja, hommikul viin pesu sinna, õhtul toon tagasi palju igas mõttes tegelikult soodsam ja mingid selliseid asju, mis ma nagu olen loonud enda ellu. Ja lapsed, nad on tegelikult juba ju suured, kõige väiksem on 10, sest et nad on hästi iseseisvad. Viljandi on imeline linn, nad lähevad igale poole ise. Kord nädalas sõidutan ühte, sest lihtsalt tal algab nii ruttu peale kooli. Ja see on kõik organiseerimise küsimus ja see kõik algab mina pildist, kui palju sa pead kinni endale antud lubadustest. Mida sa soovitad? Mida sa soovitad nendele naistele, nendele emadele ja meie kuulajatele, kes tunnevad, et issand jumal, ei lähe see elu nii, nagu tahaks. Kogu aeg on nii kiire, kogu aeg on mingisugune pinge õhus, suhted ei ole korras, enesehinnang on halb, madal, nagu tunned, et oled nagu augus, tahaks sealt välja tulla, aga ei tea, millest alustada. Mida sa Kai soovitad neile? Esimene asi, küsi abi, tegelikult päriselt ka. Ja mitte selliselt sõbrannalt, kellega sa saad kokku ja jälle kurdad, kui halb on. Sest kui sa vähegi usud, et see, mida sa mõtled, sa lood enda ellu, siis sa lood seda pidevalt juurde. Hakka kas või algul raamatuid lugema. Kui sul on need täitsa väiksed lapsed, minul olid ju kunagi need ju väiksed, mõtle 3 last täiesti järjest, sul on seal 6-aastane, 4-aastane ja 2-aastane. Alusta raamatute lugemisest ja anna perele teada, et mul ei ole näiteks kõik hästi.
ükskõik milline su mees on, ükskõik kui toetav või mitte toetav, siis tema huvi on ikkagi, et sul oleks ju hästi. Ja sa saad enda vaatenurgast öelda, et tead, mul väga oleks vaja, et ma 2 korda nädalas käin selle tund aega jalutan. Et küsi abi ja leia endale see aeg. Et lõpeta ära rääkimine, et mul ei ole endal aega. Hakka mõtlema, et aga kui mul oleks aega, kuidas see näeks välja. Kuskil on see naabrinaine, kuskil on see tuttav, kuskil on kas või see vanaema ja mitte süüdistavalt. Ma soovitan lugeda ka raamatut Julgus alistuda. Issa, ma arvan, et see oli see raamatu nimi, kus on üks hästi-hästi hea lugu ja mis hästi palju minu elu muutis. Et võin sellise kiirelt rääkida, on ju, et naine käis laulukooris 2 korda nädalas kell 6 ja mees tuli alati koju, et ta saaks minna, aga mees tuli 10:06 ja see naine jäi alati hiljaks 5 minutit sinna laulukoori. Ja mis siis naine tegi, mis oli täielik minu muster, mida mina ka tegin. Ja nõme, et sa tuled nii hilja koju, sa üldse ei hooli minust, sa ei hooli meie pojast, laps oli vist mingi 3-aastane, on ju. Mina alati jäin hiljaks, et ta süüdistas meest. See raamat ja paljud inimesed seda teavad, aga minu jaoks muutis see, ma ei tea, mis see oli aasta 2012, 13, 14, ma ei mäleta, 2015 ikka ta pidi olema või seal kuskil. Muutis hästi palju, et aga siis see naine käis seal nõustaja juures ja nõustaja ütles, et aga räägi mehele natuke teisiti. Täna teda kõigepealt, et ta tuleb koju, sest ta teistel õhtutel tuli alles 6:30 koju. Mul on väga hea meel, et sa tuled koju, et ma saan minna laulukoori. Tead, mul on üks palve, et kas sa saaks tulla veel 5 minutit või on seal näiteks 10 minutit varem, sest kui sa tuled 10:06, ma jään alati hiljaks, ma pean sellel riideid vahetama, siis ma segan, teised juba laulavad hääli lahti ja ma ei saagi seda teha. Ja sest, et sa ei pea võtma isiklikult, kui mees jääb hiljaks. Mees võib-olla ei mõelnudki selle peale, ütleb, ta tuleb ju varem. Ja ma mäletan, lugesin seda, mul praegu tõused kihukarvad püsti, et issand, aga nii saaks ju ka suhelda. See ongi nagu see tegelikult see teadlik suhtlemisviis ja seda õpetatakse järjest rohkem, on ju, prep-paari koolitus on selline, et neid on hästi palju, aga oluline on see, et kas me seda päriselt ka rakendame, sest mina käisin nendel koolitustel, aga kodus asjad juhtusid, sul on emotsioonid. Sul on see muster, sul on see vana lapse. Just. See raamat muutis väga palju, aga loomulikult, kui oled rahulolematu suhtes, seal oli palju teisi asju. Korda palun, mis see raamat oli? Julgus alistuda. Julgus alistuda. Ma ei saa praegu selle kirjaniku nime seal öelda, ei tule ta meelde, aga ma arvan, kui Google'isse sisse panna, siis leiab. Seal on muidugi palju selliseid asju, millega osad ei ole nagu nõus, aga sellest alistumisest võiks ka pikalt rääkida, kuidas alistumine ei tähenda allaandmist, mida meeste jaoks tähendab, sest kui sa sõjas alistud, siis sa annad ju alla, aga see ei tähenda nagu seda. Ja paljud ka alistuvad sellele, ju siis nii peab minema. No aga minu human design või minu astroloogiline kaart ütleb mulle nii. Kas see sulle meeldib? Aga tegelikult sa saad siis seda muuta. Mulle ka astroloogiline kaart ütleb näiteks nii, aga siis ma loon seda olukorda, kui ma tunnen, et see mind kõnetab. Seal on palju asju, millele ja meil tulebki alistuda mingil hetkel, on ju. Et aga ma ei lasku praegu sellesse. Kai, kuidas oma piiravaid uskumusi siis lõpuks muuta? Et kui ma ikkagi olen selline inimene, et karjun oma mehe peale, kui ma olen selline inimene, kes arvabki, et ma arvan, et ma ei ole piisav oma südames ja hinges. Ükskõik kui edukas ma olen, ükskõik kui palju ma midagi teen, sealt tuleb ikkagi äkki see tunne kogu aeg üles, et ma peaks rohkem, peaks olema rohkem. Seal all on see piirav uskumus, et ma ei ole piisav. Kai, ütle, kuidas seda saab muuta? Esimene asi on seda endale tunnistada, eks? Et esimene asi seda tunnistadagi endale ja siis saada aru, et aga kui ma sellest pidevalt lähtun, olen ohvri seisus. Maailm ongi karm, siin ongi jama, see ongi ebaõiglane, aga nii kui sa selle ohvri seisma võtad, siis sa ei saa mitte midagi teha, sa ei näe teist vaatenurka. Ehk siis kõigepealt kas või seesama need laused, mis sa praegu ütlesid, pane need kirja. Pane nad sellisena kirja, kirjuta sinna paberile miinusmärk ja võta teine paber ja pööra mehaaniliselt ümber. Ma olen piisav, ma saan sellega hakkama. Ma tean seda täpselt. Hakka endale kõigepealt sisestama selliseid asju. Ja mina soovitan ikkagi siis nagu abi selles mõttes, et
me ei tea seda, mida me ei tea. Me teame, et seda, mida teame ja mingi muster sul pidevalt elus kordub. Ja nüüd, kui sa kuuled, et ma ei peagi karjuma teise inimese peale, aga mis siis, kui ma ei karju? Mul oli ka see periood, kus ma hoidsingi suu kinni. Aga mis siis juhtus? Kogunes ja lõpuks ma plahvatasin. Täna on see, et ma räägin rahulikult asja välja. Tead, mulle tegelikult see olukord ei meeldi. Ja tuleb endale tunnistada. Tulebki öelda, see asi mulle ei meeldi. Ja võta mingi enesehaletuspäev ja pane kõik need asjad kirja, kui vaja. Helista või nuta või ma ei tea, kellel sa tahad kurta või mine metsa, kurda kõik enda seest välja. Aga selleks, et näha teist poolt, on hea need panna kirja ja täiesti mehaaniliselt lihtsalt lause haaval pöörata ümber positiivseks. Ja mitte, et ma tahaks tunda, et ma olen piisav, vaid ma olen piisav. Ma tunnen, et ma olen piisav. Ma olen enda arvates piisav. Kasuta neid sõnu, kas sul on see sõna tunne seal on, kas on see, et sa arvad, mis iganes need sinu sõnad on ja on. Ja muidugi ma teen ju lühikursuse, mis nüüd algab 23. jaanuaril, kus me kõigist nendest teemadest räägime, kus iga päev sa saad ühe harjutuse. Sest miks ma ennast koolitajaks ei pea, et ma ei usu sellisesse koolitusse, ta lihtsalt tuleb seal, tal on yes, siis ta läheb koju. Kodus on ikka sama elu. Miks mul osad tulevad siia programmi 2 aastat hiljem? Nad ütlevad, Kai, täitsa lõpp, ma olen samas kohas või viitsi enam. Ja siis nad tulevad siia lõpuks. Aga täna ma võib-olla siis teengi natuke reklaami on mul sellele kursusele. Sest see algab 23. jaanuar ja me otsustasime täna 8. detsember teha sellise välkmüügi kiirele otsustajale, kui selle kursuse hind, see kestab siis 32 päeva, iga päev on uus harjutus, ma tulen laivi, iga nädal tunniajane webinar, pärast lõpus kohtumine, millel on ka oma hind, aga täna siis saab kogu selle asja 59 euroga ja tegelikult säästad 45 eurot. Ja edaspidi saab ka alates homsest või alates esmaspäevast osta, siis on ta hind juba 79. Et ma arvan, et mis seal tegi siis kuskil 1,8 eurot päevas iseendasse investeerida. Ja vaadake mu Insta story'st või siit Facebooki story'st, ma panen sinna veel tagasisidesid. Kodulehelt näeb ka kaioja.ee, mis inimeste eludes on muutunud juba selle kursusega, et su teadlikkus nagu kasvab ja seal on käinud inimesed, kes kuulevad sõna eneseareng, üldse alistumine, mis aus olemine, mis peeglisse vaatamine esimest korda, võib-olla, ma ei tea, nädal aega tagasi. Ja siis on seal olnud mul ka inimesed, kes on 10, 15, 20 aastat lugenud raamatuid ja palju muutnud oma elus, väga palju. Aga nad ei ole ümbritsenud ennast võib-olla selle keskkonnaga, ehk nad jätkavad nagu samas keskkonnas samade inimestega ja et keskkond ju meid mõjutab tohutult. See lihtsalt nii on. Ja ka nemad on sealt kursuselt saanud, sest sa hakkad nagu teist vaatenurka nägema, sa hakkad ennast teise vaatenurgalt nägema. Mina ei muuda sind iseendaks või poobiks või kes kardab, ma ei tea kelleks. See kursus on ja üldse ka need õpetused, see kursus ongi nende õpetuste kaudu mul loodud, on sedasi üles ehitatud, et sa hakkad iseendasse rohkem uskuma, sa hakkad iseennast õpid rohkem kuulama, nägema, kes sa oled, me räägime minapildist, me teeme harjutusi läbi, kuidas uskumusi ümber muuta ja neid peab tegema, et see kordamine, et me harjume neid tegema, kui meil on neid päriselt vaja, siis me oskaks neid teha. Et kui mul ongi vaja andestada, siis mul on see tööriist, ma tean, kuidas seda teha on. Sa tood inimeses välja tema enda unikaalsuse. Just. See on nii hästi öeldud. Mul on ju lause, et leia oma tegelik potentsiaal, aga jah, selle unikaalsuse ja see on mega asi, mis meile kõigile on antud. See, wow. Kes on seda kogenud, kas mediteerides või midagi võimast ära tehes ja tagantjärgi, et selle, mida ma ära tegin, siis sa tead, et see on olemas sinu sees. Ja miks on seda uuesti raske teha, sest sa ei ole harjunud. Ja mulle tohutult meeldib lause get comfortable being uncomfortable. Ja mulle meeldib eesti keeles öelda, et harju ära harjumatuga. Ja sina, Elerin, näed väikse lapse pealt, kes praegu hästi kiiresti muutub. Sa teed talle ala 1 päevakava, näiteks näed, magab siis, ülejärgmine nädal juba muutud, sest ta kasvab, on ju. Aga millegipärast täiskasvanuna ma arvan, et kõik ei pea nii palju muutuma, sest meid on harjutatud, et teleka ees sa puhkad, veini juues sa lõõgastud. Aga mis siis, kui sulle harjutakse teistmoodi? Vaadake King Richardi filmi, kuidas Richard Williams, ta oli 5 tütart.
kas teil on homne päevaplaan kirjas, nii nüüd kõik õppima ja homne päevaplaan kirja. Ja see ei tundu meile keeruline, kui me oleme sellega harjunud. Minu spordiharjumus, mul ei ole väga raske, mul on hantlid samas nurgas on ju. Mul ei ole raske 3 korda nädalas seda trenni teha, sest mu keha juba nõuab seda, sest ma olen loonud harjumuse. Sa oled harjumuslikult käituv olend ja sa aru, kui sa ümber harjud, siis see tundub teisele kreisi kõrval, mis mõttes sa ärkad 5:30 on ju. Harjunud sellega, siis ei ole keeruline. Ja küsimus on, kui kaua sa oled nõus virelema. Ja me ei pea alati ka virelema, et ma ei taha ka seda muljet jätta, et see materjal on nendele, kellel väga raske on. Sul võib olla elus kõik väga hästi, aga kui me ei arene inimesena edasi, ma olen rääkinud isegi inimestega, kellel justkui on kõik olemas, justkui ongi kõik olemas, aga kui nende sisemine areng ja kasv peatub, midagi peaks tegema. Ja ma olen veendunud, et see programm, mis sa nüüd jaanuaris lood või taaselustad nii-öelda, et selles on ka vastus küsimusele, et kuidas olla hea ettevõtja. Sest see kõik, mis sa räägid, kõik uskumused, kõik alistumine, see on ju kõik sellega seotud. Just, muidugi, et kuidas küsida oma teenuse eest raha, oma toote eest raha. Väga palju edulugusid on, et otsige üles mu YouTube kanalilt või kodulehelt, et mis inimeste eludes on muutunud. Viimane küsimus sulle, Kai, kui me hakkame seda kõike kokku võtma siin täna. Ütle mulle, kas ettevõtlik emadus, kas on hulluse võimalus? Võimalus. On ikka võimalus. Pealkiri, see on väga lahe pealkiri. Ta ongi hull võimalus. Võimalusega hullus, mis iganes paneks need 2 sõna kuidagi sinna kokku. Sest mis siis on nagu teistmoodi? Ma olen ka näinud seda, et aga ma olengi nüüd ema, ma pühendangi emadusele. Ma lapsed saavad suureks. Me taha ju hakata nende elu korraldama. Nad sünnivad siia ilma meie kaudu. Nad sünnivad siia meie kaudu. Ja me inimesed oleme juba nii loodud, et meil on vaja seda turvatunnet ja mida rohkem me lapsena ennast armastatuna tunneme, seda edukamad, siis seda rohkem me saame. Minu jaoks edu tähendab seda, et inimene elab oma südame järgi, ja seda rohkem ta oma südame järgi saab elada. Ja mina näen, et minu vanemad midagi on õigesti teinud. Sa tead Katit, mu vend Sander on hetkel laskesuusataja Eesti koondisega, füsioterapeut on ju väga vinged saavutused on tal. Ja meil üks vingõde veel, tema üldse elab on ju Prahas, et minu arvates väga kihvt perekond oleme, et täiesti suur kummardus mu ema isale siin kohal. Ja kasvatage oma lapsi nii, et te ütlete, et nad on enesekindlad, nad on lahked, nad on armastavad. Ja mis siis, kui me muudame ära selle uskumuse, ma just poisiga rääkisin, kui me tema laulu selle tunni jõulupealt tulime, et ta ütles, et näed, et me rääkisime seal millestki, et näed, et see, kuidas ta ütles, et kurjustamine või vigadele juhtimine, et mõned õpetajad teevad seda rohkem. Ütlesin et sest neil on uskumus, et siis laps teeb asju paremini. Miks küll? Mul on see treener ja lauluõpetaja, nemad alati kiidavad ja siis ma tunnen, ma tahan veel paremini teha. Ehk siis, kui sa usud, et hoopis see, kui sa last kiidad, see paneb teda hoopis rohkem pingutama. See on lihtsalt meie peas. Ja sul laps lihtsalt haarab selle, on ju. Et see on nagu päris huvitav. Just. Täiesti nõus ja pedagoogikas ju ka tegelikult on see alati, see on üldse lapse kasvatamises ju ka, et kiida teda, sest siis sa lood suhet, siis sa parandad suhet ja siis ta ka ju muutub, on ju. Aktsepteeri last sellisena, nagu ta on ja siis tal on palju lihtsam tulla sinule vastu, on ju. Ja nüüd mul tuli meelde, mis sa küsisid see emana ettevõtja hullus või võimalus, et mis siis need emad teistmoodi on. Ma tean ettevõtteid, kus arvatakse, et muidugi me võtame tööle just 3 lapse ema, sest ta on organiseeritud, sest ta teab, mis toimub. Et see ei tähenda, et 1 lapse emad kuidagi kehvemad on, eks absoluutselt mitte. Et aga emad ongi, kuule, naised, te olete kõik võimsad, et meil on antud selline asi nagu sünnitamine. Öeldakse, et see võrdub maratoni jooksmisega ja vahet pole, kas sa seal ise sünnitad või see on keisrilõige, see, mida su keha sellega nagu üle elab, siis
kui sa oled selle väikse lapsega kodus, võta rahulikult, sa ei pea minema kohe maailma vallutama, aga arvesta sellega, et see laps kasvab ja et sinul oleks oma elu ja et sellist ütte ja et ma teen seda lapse pärast. Lapse pärast peadki sa enda eest hoolitsema, sest laps teeb selle järgi, mida sina teed. Just lapse pärast peadki sa enda elu elama ja loomulikult ka lapse jaoks seal olemas olema, on ju, et ei lähe see teine äärmus. Ja ega see olegi alati lihtne. Ja sellepärast on hea ümbritseda ennast selliste inimestega, et aitavad sul seda teha. Ja kuidas seda kõike alustada ongi see, et kas või lugeda erinevaid allikaid, erinevaid raamatuid, enesearenguraamatuid või ka näiteks, nagu sa ütlesid, see keskkond ja inimesed on ju, osaleda nendel kursustel, kas või sinu kursus, mis nüüd jaanuaris tuleb, et muuta oma elu vaikselt, osaledes erinevatel kursustel ja siis, kui sul mõnel hetkel hakkab see plahvatus peas käima, et ma tahan hoopis midagi seda teha või toda teha. Aga enne sul peab midagi vaikselt idanema. Sa pead kuidagi sellest kodusest ringkonnast välja tulema, kas see siia veebimaailma, kas see veebis ennast arendama ja siis on see kõik võimalik. Ja astu ise mingi samm, et tegelikult sa seal loedki ja tegelikult üks suur osa on ju tunnistamise, et mul ongi praegu raske. Mul on keeruline rääkima oma kaaslasega ja lastel ei ole vaja kurta, et on raske, aga näita lapsele ka, et sa oled inimene. Ma täna ei jõua või palun aita mind sellega, eks? Just nimelt. Ja kirjuta mulle, kui tunned, et tahad rääkida, teeme kõne. Absoluutselt. Kai, ütle nüüd viimasena veel, kust see, kes meid täna kuulab, kust ta sind saab näha, kust ta leiab sind? Ma räägin natuke oma kogukonnast ka, et kust ta saab su kätte? Ma olen Facebookis, Kai Oja. Võib mu sõbraks tulla, mind jälgima tulla. Kai Oja Consulting, siis consulting on inglise keeles consulting. Siis kaioja.ee, kaioja.com viivad samasse kohta. Instagramis olen oja.kai. Ma olen ka TikTokis. Näidake oma lastele, sa pead mind jälgima, natuke harin, teen natuke nalja ka, mulle ikkagi meeldib, aga teen harivaid videosi ka sinna. Ja see kursus, mis praegu algab, see pakkumine on üleval igas selles kanalis hetkel. Et paljud kuuleks, et keegi homme ütleks, et kuule, mina ei teadnudki. Ja kui sa ise tunned, et sina seda ei taha, võib-olla sa tahad selle kellelegi kinkida, võib-olla sa tahad jagada, et äkki keegi sellest saab mingi algustal, mingi muutus ja mul on ju see grupp, mida sa vist silmas pead Facebookis väärtuse võimendamine Kai Ojaga, seal on pea 5000 liiget ja iga esmaspäev teen ma seal edu esmaspäeva, annan vahel mingeid ülesandeid, harjutusi, olen isegi inimestelt kuulnud, just kes siit programmist, et issa Kai, sa annad ju kõik asjad seal kätte, miks inimesed kaasa ei tee? Mõned teevad, mõned ka kirjutavad, aitäh, see asi sai mul muudetud, see samm sai astutud. Ja seal grupis ma jagan ennast natuke rohkem kui avalikult, aga muidugi kliendid, kes mul on programmis, nemad näevad kõige rohkem seda Kaid, kes hommikul tuleb kell 6 webinaril, ei ole huuled punased otsevoodist ja tere, kuidas läheb ja olen ka sisse maganud vahel. Hästi arvu õnneks on juhtud kord aastasest. Et tule sinna gruppi ja seal me räägime, mul on üks kunagine ammune kursus seal üleval rahateemaline Vallo Arumäega ja seal on tänulikkusest juttu, et see on hästi palju inimeste elu muutnud ja me teeme kindlasti seal veel midagi uuel aastal ja jaanuaris ma teen ka ühe sellise 5-päevase tasuta kursuse, et rääkida mõnest sellest teemast lähemalt, aga seal rohkemat kui hakkama saamisel, see 30-päevane, me siis teeme päris sellised harjutusi ja lähme natuke rohkem meil süvitsi, et sellised etapid nagu, et inimene saab hakata iseendast nagu paremini aru saama. Ja võingi see lõppu öelda, et kui mina sain aru, et kõige põhjus siin maailmas olen mina, kõik, mis suhe mul on, milline tervis mul on, milline rahaline seis, siis hästi palju minu jaoks muutus ja väga kiiresti ja sellepärast ma seda nii suure suuga siin julgen rääkida. Suurepärane, nii et kõik ikkagi algab meist endast ja kui me teeme seal otsuse muutuda, siis ka meie elu ju muutub. Jah, nii on. Suur tänu sulle, Kai, selle õhtupooliku eest ja ma olen veendunud ja kindel, et igaüks, kes meid kuulas,
sai väga olulist infot ja väga olulisi kas või taipamisi, mida endaga edasi kaasa võtta. Ja kirjutage siia alla või kirjutage mulle, mis te siit võtate kaasa ja mis kõige olulisem, kui sa siit said midagi, mis sa sellega peale hakkad. Ja, et see jääks ainult niisama laiviks, niisama jutuks, vaid mis sa selle kõigega peale hakkad. Täpselt. Aga aitäh sulle, kes sa meid kuulad. Aitäh sulle, Kai, ja kohtumiseni juba uuel nädalal uue külalisega. Nii et suur tänu. Julgelt edasi. Aitäh sulle, head aega kõigile.